opa, nüüd hakkas uuesti pihta. Okidoki, hakkame siis, mul on veel välja need kaardid korjamata, aga pole midagi. Niimoodi, et tihtipeale ei saa aru, kuidas see telefon siin toimib. Aga õigemini, kuidas see pult siin toimib. Mul on siin pisikene Hiina ime, mis oli, puldikene oli kaasas selle selfie kepiga siin. Nii et nii ta siin siis toimib aeg-ajalt iseseisvalt. Nii, vaatame siis, mis on meil siis, praegust on meil, mida toob juulikuu, veebruarikuus sündinutele. Kuna ma teen tagurpidi vähkedele ise loomulikult, hakkasin detsembrist pihta ja nüüd ma siis olen veebruarisse jõudnud ja viimaseks on jaanuar. Et need, kes siis on tavaliselt kõige esimesed, on see kuu vastupidi kõige viimasena saavad oma prognoosikese. Nii, veebruarikuus sündinukesed. Mida toob juulikuu teile veebruarikuus sündinutele? Nii. Oi. Väga, algus on küll väga ilus. Nii, teile toob, kuu algus toob kohe, toob sellist, no, võib-olla armumist, võib-olla mingisuguseid ja ilusaid kingitusi, positiivseid üllatusi. Siis on siin koduga seotud, rohkem keskendute kodule. Nii, vaatame kohe. Üldiselt hoitud, kaitstud olete, rahaliselt tuleb, noh, kellel siis on puhkus tulemas, siis sellel järelikult tulevad puhkusrahad, ühesõnaga rahaliselt olukord siin läheb paremaks. Nii, vaatame, mis siin veel on. Väga võimalik on niimoodi, et osadel teist võib tulla kas kodumüük või kinnisvaramüük või ost. Et see tuleb küll siit ilusasti välja ja tavaliselt on, mis tavaliselt, et teil on see ostmüük ka siin kõrgemalt poolt juhatatud, hoitud, kaitstud. Nii et kõik sellega seonduv läheb teil väga ilusasti soodsalt. Natukene tuleb küll kelle kõelust platsi kadedust, mis võib natukene teie sellist head mõnusat olemist varjutada, aga ärge üldse laske ennast sellest segada. Niimoodi. Nii, siis on kõik, mis ette võtate, kõik ilusasti laheneb. Kõik on, oota, vaatame siit järjest hüppavad mingisugused kaardid välja, vaatame kohe, mis nad peab. Niimoodi. Nõnda, vaatame. Nii, nüüd loen edasi. Nii, õelust platsi kadedust, seda ütlesin, et natukene varjutab keegi oma tühjade juttudega, aga üldiselt on kõik ilusasti. Siis tuleb teil tuleb mingi selline paljudel muudatus ja justkui selline sülle kukkunud õnn, et kes nüüd on valaline, see võib saada endale väga-väga hea partneri ja kes on suhtes, siin on isegi niimoodi, et suhte lahutust midagi sellist asja ei näita siin, aga suhte teemal, kas siis suhe läheb paremaks või tehakse mingisuguseid selliseid omavahel mingisuguseid kokkuleppeid, uuendusi tuuakse oma suhtesse sisse, intuitsiooni tõusu näitab niimoodi, et see tunnetus, intuitsioon läheb teil järjest paremaks, et hästi tundlikuks muutute ja päikesekaart, mis siin lõpus on, see näitab, et terve see kuu on väga ilusasti edukas. Päike alati tähendab edu kõikides ettevõtmistes, töös, armastuses, milles iganes, et nii lühidalt kokkuvõttes niimoodi. Siis minu kaartidega rida tuli selline, et siin võib tekkida mingisuguseid, noh, kellel on siis näiteks, kuidas seda nimetatakse, kui must kass läheb üle tee, see on siis ebausk, niimoodi, et mingid ebausu teemad võib teil algul siin üles kerkida ja kui te varem ei ole tähelepanu nendele asjadele pööranud väga, et kui noh, näiteks vale jalaga voodist üles tõused ja nii edasi, siis selles suhtes te nüüd hakkate rohkem tähelepanu pöörama sellistele asjadele. Niimoodi vaikselt ja kindlalt lähete oma teel edasi. Siis hingehavakesed, kellel siis on olnud hingehavakesi südame purunemist, siis see ilusasti näitab, et see südamekene ilusasti terveneb teil. Aga noh, natukene
siin näitab ka, et kellelgi tuli täpselt sama kooslus, ühel mingil grupil tuli täpselt sama kooslus, et justkui natuke hirm selliste, kui tekivad uued tunded, siis on selline hirm, et issand jumal, et aga äkki on, lähevad nii kiiresti tunded, on ju, tekivad nii kiiresti, kõike käib nii kiiresti, et siis võib tekkida natukene sellist hirmu, et issand, et ma pean ikka vaatama, et mul oli ju selline raske kogemus, et noh, vaata ikka ju mõtled, et ei taha ju rohkem nii-öelda ühtesuguseid ämbreid kolistada läbi. Aga siin jah, selline korraks võib tekkida selline efekt, et issand jumal, kõik äkki toimub liiga kiiresti. Siis teile ütlen ka niimoodi, et teie need mineviku asjad, mis te olete minevikus kogenud, siis need asjad te suudate see kuu ilusti ära lahendada. Nii et kõik vanad asjad, kõik ebaõnnestumised, kõik on, saate lõpu teha, katkestada ära ja näitab ka, et te suudate siis lahti lasta just nende teemade puhul, mis on südamevalu ja hingehaavakestega seotud, et te suudate lahendada need asjad ära ja suudate lahti lasta ja universumi poolt tuleb teile ka hästi palju märke, et jälgige märke, et te olete tegelikult hoitud ja kaitstud ja see intuitsiooni tõus siin tuleb veel kord välja, et Lenormandi kaartidest tuli ka ja minu kaartidest samamoodi, et jälgige neid märke, mis teile ülevalt poolt saadetakse, olete hoitud ja kaitstud ja kõik see, kõik vana, mis on teil tekitanud siis haiget teinud teile, see kõik laske lahti. Nii, vaatame, mis need kaardid toovad. Palju võimalusi, oht on võimalusi mitte kasutada, võib-olla hästi suured unistused teil on ja teil tulevad ka need võimalused ja te võimalik, et kipute natukene kaalutlema, võib-olla te oletegi sellised, kes väga kaalutlevad, et kas see valik või see tee nüüd, kas see on nüüd hea või seal, kas on mingisuguseid riske seal, et hästi palju kaalutlete läbi neid asju, aga head võimalusi teile tuleb siin ja mina ütleks ikka, et kasutage need, et kui öeldakse, et kui üks uks sulgub, siis avaneb uus, teil ei näe siit ukse sulgumist, ma näen pigem siit uute uste avanemist ja hakata endale ligi tõmbama siis selliseid peegelinimesi, peegelsuhteid niimoodi, et vaadake siis hästi seda, et mida kirgate välja, seda saate vastu ka, et jälgige siis oma emotsioone ka, et ärge siis sellise kui on halb tuju, siis pigem kuulake head muusikat kodus või koristage või tehke midagi kasulikku, aga ärge siis oma nina välja toppida sealt, muidu lähete oma halva tundega, siis kohe selle litri kirja saate sealt. Nii et te peate siis selles suhtes vaatama, aga kõik, mis te head teete, kõik see hea ilusti tuleb teile tagasi ja inimesed peegeldavad teile väga palju ja neid teie enda emotsioone ja tundeid vastu. Siis on mingite teemade puhul tekib, vaatan kohe, mis see mingi teema on, et tekib küsimärke, mingid teil tulevad ideed, väga geniaalseid ideid võib teil tekkida, selline äratundmist, vau-efekti, oh jess, see idee tuli, oh jess, ma hakkan seda tegema, siis teile ütlen niimoodi, et teie ei tohiks analüüsida, on ju, ei tea, kuidas kas see tasub ära midagi. Neid küsimärke oma peas ärge analüüsiga, sest teil näitab täiesti ilusti rohelist teed, et te need ideed viige ellu ja näitab ka seda, et te olete mingi aeg hoidnud neid ideid oma peas tükk aega, siis nüüd on aeg nendel ideedel siis oma peast välja lasta tulla ja hakata tegutsema. Nii, siin ei olnudki mul vaja midagi juurde otsida. Nii, vaatame, mis on siis sõnum universumi poolt teie jaoks selleks kuuks. Universumi sõnum teile. Nii, vaatame kohe. Avage oma hing imedele.
jah, et põhimõtteliselt avage oma hing imedele, et te oma võimalusi maha ei magaks, mis teile on saadetud. Ma kohe vaatan ühe sõnumikese veel, mis siin veel näitab. Oh kui armas, niimoodi, selle loen ka teile ette, sellepärast et see on liiga armas, et mitte lugeda. Nõndamoodi, nüüd hakkab siin juba pimedaks minema tundub, video pealt tundub hästi selline valge. Pistan siin oma selgeltnägemise prillid ette, et ligemalt paremini, sest mul on siin kiri, mida on vaja lugeda. Südamest südamesse rääkimine. Et kuulake oma südant ja sellega seoses ka eks muidugi teised kuulavad oma südant ka, aga just niimoodi, et selline südamest südamesse suhtlemist soovitatakse, et kuulake ja kui annate välja oma siis sõnumeid endast, siis tehke ka seda südamest ja te saate kõik sellise hea tagasi. Aga just jah, et kuulake oma südant. Nii, väga lahe. Nõndamoodi. Niimoodi. Siis lõppes nüüd mul see lugemine siin veebruarikuus sündinutele. Korjame siis kokku. Teie ka jagage, kirjutage mulle siia alla, kommenteerige. Kui meeldib, kõnetab, siis võite ju jagada. Võite like panna. Ma ei olegi varem siis öelnud, et võite like panna, siis mul ei tule kunagi meelde see, et võiks ju öelda, et võite likeida. Et võiks ise teada, kas like'iti või ei like'i. Et see kõikide enda valik. Aga kes tahab minuga ühendust saada, see kirjutab mulle. Et jälle ütlen teile ka eraldi, kuna ma nüüd eraldi videoklipid olen teinud, siis ma iga klipi lõppu ütlengi, et kui kes tahab personaalset lugemist või reiki kursust või siis kaardikonstellatsiooni, ühesõnaga vaadake neid, millega ma siis tegelen, näete Facebooki lehelt Müstiline maailm ja seal on mul koostööpartnerikest ka mõnesid, et sealt on ära näha ja missuguseid asju saab siis, milliste asjade puhul saab nõu ja abi. Nii et siis saate kirjutada kas sinna Müstilise maailma lehe peale, Messengeri või minu isikliku Messengeri peale, et kes tahavad isiklikult minuga kokku saada, et siis kirjutage mulle isikliku Messengeri peale Maila Paalmäe ja siis saame juba kokku leppida. Ja siis jälgige kanalit, et järjest ma hakkan nüüd üles panema neid suvesündmusi, mis mul siin tipitelgis hakkavad olema, et hakkan teiega siis tegelema rohkem. Niimoodi. Aitäh teile kuulamast, vaatamast ja toredate kohtumisteni ja ilusad suve jätku teile. Et hoidke lippu kõrgel. Mõelge positiivselt. Nii.